Ütle, mida sa teeksid, kui sa telet enam ei tee. Mida sa oskad? Sa ei oska ju midagi. Äkki peaks midagi õppima. See kõlab nagu plaan. See kõlab nagu 2 kangest. Koolipingis. See on hea plaan. See on hea plaan. Talunikuna maaeluga tegeleda võib ikka väga mitut moodi. Võib tegeleda kalakasvatusega, veisekasvatusega, aga praegu palun väga, oleme jõudnud talli juurde. Jälle uued uksed avanevad. Ja teet on juba pöördes. Loojangule vastu kappab üksik hobune. Oot, stopp, juba kui laulupeal asi läks, siis ei ole siin tallis mitte ainult hobuseid, vaid siin on üks väga tähtis mees, kes rautab hobuseid, ehk et raudmees. Aga nüüd lähen Koplisse, püüan sealt paar sälgu, ratsastan nad ja toon sulle rautada. Tänan, mina olen valmis rautama. Kui sageli tuleb teha hobustele nii-öelda nende mani või pediküüri, neid rautada? Raud oleks hea vahetada 8 nädala tagant. Ehk et iga 2 kuu? Iga 2 kuu tagant ja kabi ju kasvab. Okay. Kõigepealt võetakse see vana raud alt ära. Kas hobusele see protseduur meeldib või on pigem ebamugav? Nad on ikka harjunud sellega. Aga siin on ju ka, et igal ühel on ju eri jalanumber või? Jaa, täpselt. Sepp võtab nüüd selle poeraua. Ahah, selge. Ja siis kohendab natukene kas laiemaks, kitsamaks, siit sirgemaks. Seda kapja tuleb siis ka kuidagi viilida või? Jaa, natukene lühendada. See, mis on selle 2 kuuga kasvanud. No see on nagu küüntelõikus, Kristjan. Jah, täpselt. No ma ausalt öeldes arvasin, et kui me Sepi kohta lähme, siis see on nagu eraldi suur selline maakivist maja, aga... No vanasti olid. Tänapäeval on see kõik väga mobiilne, nagu ma aru saan. Ehk et põhimõtteliselt võib Sepa endal igaüks nüüd ka koju tellida. Tavaliselt nii ongi. See hobuse rautamine ongi niimoodi. Et sul on kliendid ja sa sõidadki talli juurde. Niimoodi vaadates tegelikult tundub, et see Sepa töö, nagu ma kujutasin ette, et kohutavalt raske ja tuleb nagu taguda, vaid tegelikult on see ikkagi selline täppisteadus ka. See on natuke täppistööd võib-olla. Aga nüüd demonstreerib Kristjan teile, kuidas hobuserauda parajaks teha ühele võistlushobusele, ratsahobusele. Vaata, et sa nüüd ühtegi vale lööki ei tee. Kuidagi pehmelt taod ja kuidagi liiga kitsaks tegid. Liiga kitsaks? Aga mis siis saab, kui kitsaks läheb? Kuidas laiemaks kangutatakse? Päris äge! Nii, ja lõpus see käib kõik siia sisse. Jah, lõpus. No nii, valmis, vaatame üle. Väga hea, võiks öelda täitsa tipp-top. Jälle killuke mõtlemisainet selle talunikuameti just koha pealt. Just. Aitäh, Veiko. Suur tänu. Jah. Ot, Sepa käepiistus, ma unustasin ära. Sõrm läks lapikuks. Kui me juba tallis oleme, siis loomulikult peame ka natukene ratsutada saama. Me läheme tooli pealt selga, nii võta vasaku käega siit kinni ja nüüd toeta vastu hobust ja vii parem jalg üle. Kuidas? Lihtsalt tõuka ennast ülesse ja viid parema jala üle. Oot nii, väga hea. Vaata otse ette, siis ei ole nii hirmus. Selge. See on tasakaal. Tänan. Hinga. Oh jah, seda ka. Eriti hea on veel see, et terve kool on vaatama tulnud, kuidas ma kohe siit hobuse otsast alla sajan. Kas su keha liigub nagu ratsutajal või? Loomulikult. Mu keha liigub nagu haavata saanud indiaanlasel või purjus kauboil. Meie selja taga on suur publik praegu. Jaa, nemad on kõik meie kooliõpilased. Kelleks siin õpitakse õigupoolest siin tallis siis? Õpitakse hobuhooldajaks. Hobuhooldajaks? Ja mida see tähendab? Mida see hobuhooldaja peab oskama teha? Kõike, mis puudutab hobuste pidamist, hooldamist, söötmist, nende õpetamist natuke. Issand! Ta tuleb sõpruslooma, ta tahtis selle Kas selleks peavad hobused ka ikkagi väga meeldima? Et päris nii ei saa? Ikka peavad. Peavad loomad meeldima? Loomulikult. Selge, siis ma pean natukene veel sellega tööd tegema, et siia teie juurde õppima tulla. Nüüd siis täitub lõpuks üks minu lapsepõlve unistustest. Ma saan sõita kombainiga. Mis tööd kombain teeb? Esmalt ta lõikab vilja, siis ta peksab vilja peast välja terad, eraldab nii-öelda terad sõkaldest. Just, ja siis saab leiba ja saia ja see põld, mis meie taga on, sellest saab ainult leiba, nii et teed, lähme ja lõikame pisut sellest saab ainult saia, sest siin põllul kasvab ju nisu, Kristjan. Siis saab sellest ka viina teed. No nii, see on nagu lennukisse läheks. Mulle meeldivad need märgid, mis siin on kirjas, et igaüks teab, sa pead enne mees tarkust taga ajama, et siia sisse minna.
niisama, siin ei kõnnita, lolli ei mängita siin kuskil koha peal. Ühesõnaga peab tark olema, et siia sisse saada. Kõigepealt tuleb siis kombainil käivitada peksumasin. Vajutan kollase nupu alla, tõmban musta üles, vajutan kollase nupu alla, tõmban musta üles. Nii. Nüüd käivitus teleeder. Ehk lõiked ära. Jah. Ausalt öeldes päris aukartust äratavat müra teeb juba kombain ja ka sellist tohutut jõudu on võimalik tunnetada siin kabiinis istudes, nii et ei ole selline nalja ega mänguasi ja kombain hakkas liikuma ja juba toimubki siis vilja lõikus. Jah. Kui pikalt õpitakse kombaineri ameti? Ütleks, et tegelikult ega üleöö selleks ei saa. See on päris ikka aastatega tuleb see kogemus. Sa pead otsast lõpuni teadma, mis riistabu see siukene on väga detailselt, et mis tema töö põhimõte on, kuidas ta töötab. Põllu peal midagi keerust ei ole, hästi palju loogilist mõtlemist ja visuaalselt. Aga ikkagi suure masina juhina istuda kõrgel viljapõllu kohal on päris äge tunne. Mul on hea meel, et see lõpuks täitus see lapsepõlve unistus. Ma arvasin, et Kristjan imetleb, kuidas ma kombainiga vilja niidan, aga palun väga, Kristjan tuleb juba traktori poolt. Sõbrake, poistele vist ikka masinad meeldivad. Meeldivad, jah. Ma käisin, tegin paar kiiremat ringi traktoriga, sellepärast, et no kuule, kui mingisugune tehnika vidin põllu peal niisama seisab, siis ju linnamehel on vaja kindlasti sinna näpud taha jääda. Oi, minust saab kunagi traktorist. Ja minust saab kombainer. Teed, kokku lepitud. Siia me tagasi tuleme. Ei ole mõtet jääda linna konutama, kui õiget tööd ei ole. Tulge värske õhu kätte, tundke seda mõnu ja teate, ma arvan, et te ei kahetse. Ausalt öeldes, hing on rahul. Juhuu! Need panid täna, sinna paneme homme.